Tänään on vielä ylösteusmisaja pyhäpäivä ja selle pyhäpäivä teemaksi on Jumala rahva kotuikatsus. Me räägimme Jumala rahva kotust, sellest kotust, mis meil kord on taevas. Ja selle pyhäpäivä psalmitekst on psalmist 126. Alguses laulamme selle psalmi ja siis vielä minä loen. Kui kortissaan pöörasatus oma rahva seisundit, olimme kui unenaus, me suud olid naeru täis, meie hõiskamis siis kuuldes võõrad rahvad rääkisid. Suured küll on isanda teod, suureks rõõmuks meil need sai. Kui teeb vesi kõrgest aia, pööra siis taas meie seis. Silma veega külmavad kord, lõikavad veel rõõmsalt need, kes sinutes külmamale, kui ta külvisemet viib. Koju saabub hõised hüüdest, vihkes üles kandes siis. Psalm 126 meenutab seda, kuidas Israeli rahvas sai tulla Baabelimaalt ja Assyyriast tagasi kodumaale ja kuidas nad olid rõõmus. Kui Issand tõi tagasi Sioni vangid, siis olimme nagu unenäkijad, siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi paganarahvaste seas, Issand on neile suuri asju teinud. Issand on meille suuri asju teinud, me olemme rõõmsad. Issand too tagasi meie vangid nagu veeojad lõunamaal. Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega, kes minnes könnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab kandes oma vihke. Ja siis me kuulamme tänase pyhäpäivä päiväpalve. Päeväpalve. Issand, meie Jumal, sina äratasid oma poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südameid. Jeesuse Kristuse, sinu poja, me Issanda läbi. Sina oled lähkitanud tõe vaimu valguseks meie pimedusse, et me püsiksime õiguse ja rahu teel. Anna meile jõudu loobuda kõigest, mis murendab usku sinusse. Kõigeväeline Jumal, sinult tulevad kõik head annid. Juhi meid oma püha vaimuga mõtlema asjadele, mis on õiged ja olulised, ning aita teha sinu tahet. Seda palume Jeesuse Kristuse, me Issanda läbi. Ja koos tunnistamme oma kristlikku usku
apostoliku usutunnistuse sõnade järgi. Minä usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainusse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osalust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja järgmiseks kuulame tänase pühapäeva evangeeliumi teksti. Lugemine Püha Johannese evangeeliumi 14. peatükist. Jeesus julgustab jüngreid. Jeesus ütles, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu ja ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. See on püha evangeelium. Kristlane on teel koju. Meie kodu on taevas ja me kõnnime siin teel, oleme teekäijad ja laulame sellise teekäija laulu matkal koju. Issand, mind õpeta käima su teed. Näita mul teed, kaugu kui
Jeesus rääkis tänase päeva tekstis kuuldud sõnad Paasa ajal just enne tema kannatust ja ristisurma. Ta ütles neile jüngritele, kellega ta oli elanud üle 3 aastat, et ta isa juurde tagasi läheb. Jüngrid küsisid, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, et ta läheb isa koju, isa majasse. Seal ta oli enne maailma tulemist ja sinna ta tagasi pöördus. Niimoodi rääkis Jeesus enda taeva minemisest, mis sündis 40 päeva pärast ülestõusmist. Tänase päeva teema on Jumala rahva koduigatsus. Üks inimese tundemärk on kodu ja koduigatsus. Kui inimene on kaugel kodust, siis mõne aja pärast hakkab ta igatsema tagasi koju. Samuti Jumala lapse tundemärk on koduigatsus, igatsus taevasse. Uskliku inimese tõeline kodumaa on igavene kodumaa taevas, kuhu ta pääseda igatseb. Tänase päeva evangeeliumi tekst räägibki meille tõelisest taevakodust. Jeesus teadis, mida ta rääkis, kui ta kodust või majast ja ehitamisest rääkis. Tema elas oma kodus Naatsaretis ja tema kasuisa Joosep oli puusepp ehitaja, kes töötas nii oma töökojas kui ka ehitustel, mis olid kodust mitukümmend kilomeetrit. Jeesus ise aitas Joosepit ehitustel ja samuti ehitajaks sai. Sellepärast Jeesus teadis, millest ta rääkis, kui ta kõnelis, et ta ehitajaks üles taevasse läheb ehitama meile meie eluasemed, elutuba. See on kirjas just Johannese evangeeliumis. Uues testamendis nimetatakse taevast mitmel viisil. Taevas on nagu kuldse tänavatega linn või kui igavese elu paratiis või kui Abrahami süli. Ja üks taeva nimetus Uues testamendis on isa kodu, isa maja. See nimetus räägib palju sellest, missugune taevas on. Taevas on koht. See on lubaduste maa, kuhu Jumala rahvas teel on. See on usklike isa maa, nagu ütleb apostel Paulus kirjas Filiplastele. Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muutab oma kirkuse ihu sarnaseks. Paulus ütleb, et usklikul on 2 kodumaad. See maa, kus me nüüd oleme, ja taevaline kodumaa. See maa siin on kui Iisraeli rahva kõrbemaa, kus rahvas 40 aastat rändas tõotatud maa poole. Kiri heebrealastele ütleb Vana Testamendi Jumala inimestest, et nad tundsid end olevat võõrad selles maailmas ja majalised maa peal. Nad otsivad kodumaad, nad ihkasid paremat, see tähendab taevast kodumaad. Ja veel, et sellepärast ei tohi pöörduda tagasi ja jätta seda reisi pooleli. Siiras usklik on inimene, kellel on koduigatsus. Ja kui koduigatsust taevasse enam ei ole,
siis on se halp märk. Usklik inimene on hakannut armastamaan sitä maailmaa ja kaikkea, missä se pakku, ja unustanut tööllise taivase isämaa ja vaimullikku tööllisuuseen. Taivaan nimettaminen isäkotus räägib meille sellest, kes on taivaa issand. Jumal. Kunagi taivasse kogunevat kõik usklikud maa peal. Kõigist kirikutest, kõigist maadest, kõigist rahvastest ja kõigist keeltest. See on üks rahvas, see lõplik Jumala kogudus üheskoos seismas Jumala ees ja sellel rahval on üks ühine ülistuslaul, mis algab sõna aamen ka. Ja me nüüd kuulame Annat laulmas seda laulu Johannese ilmutusraamatust 7. peatükist ja kuidas need inimesed tulevad sinne lõplikku koju. Ja see on see meie eesmärk.
Tänaisessa tekstissä Jeesus rääkkii, että selles tulevaisessa taivaan isän majas on paljon eluasemeita. Ja Jeesus kui ehittäjä rääkis, että taivas inimestele eluasemet valmistamaan lähe. Jeesus oma kokemuksesta teatis, kuitas majalle juurte ehitus tehdä. Taivas teepää elumaja laajentustööt, että kaikille, kes Jeesusessa usuvat, koht oleks. Uusi testament ytleb, että Luoja löi inimeset taivaan jaoks, aga kõik taivasse sisse ei pääse. Ja miksi ei pääse, kui Jumal ju inimese taivaan jaoks löi? Põhjus on se, että inimene lankes pattu ja Biblis on kirjoitettu, että taivasse pattu ei pääse. Saatan ahvatles inimese pattu ja seepärast Jumal teki saatanalle tema inglittele ja kõigille inimestele, kes saatanat järkivät, hukkattu se ehkä pörku. Seejärel Jumal otsustas saattaa Jeesuse oma ainukese poja maailmaa suremaan ristil pattuste inimeste eest ja viia inimeset, kes kahetsevat taivasse. Ja se, että taivas on meie kotu, se on tänäisen teksti teema. Aga need, kes ei taivasse pääse, sattuvat pörkusse, nagu Uus Testament ütleb, nad jäävät eemalle, siis kaugelle Jumalasta. Eli ehkä nad on ikavesti kotutut. Ja just sellepärast Jeesus tuli maailmaan, että neid kotutuid oleks, ikavesti kotutuid oleks vähe. Tänään me lukesimme, kuidas Jeesus ütleps, että taivasse Jumalan juurte takaisin lähe. Jüngrit jäävät siia, aga Jeesus ütles, että jüngrit kyllä teet Jumalan juurte teavat. Siis Toomas kysis, Issand, kuidas me võime teada teet Jumalan juurte? Se kysymys on tähtis kysymys, millele monel tänäisen päivän inimesel vastust ei ole. Sellepärast on tänäisen päivän Jeesuksen sõnat tähtsät. Ja tema kõige tähtsamad sõnat tekstis on: Minä olen tee, töte ja elu. Ykski ei saa minna Jumalan Isän juurteen muidu kuin minun kautta. Jeesus siis ütles: Minä olen tee Jumalan juurteen. Jeesus ütles, että Jumala Isän juurte on ainut yksi tee ja se on tema, Jeesus. Maailmassa on kyllä paljon religioneja, missä opettavat ja rääkivät, että just se religion on tee Jumalan juurteen. Sellepärast monet rääkivät, että taivas on nagu mäetip ja että erinevat religionit ovat erinevat teet erinevatelt pooltelt mäetippu taivasse. Igaüks saab taivasse oma usukaan. Aga Jeesus ja terve Piibel õpetab teisiti ja ütleb: Jeesus on se ainus tee Jumala juurde, sellepärast, että on ainukke päästja, pattust päästja ja taivasse ei saa minkisukuset pattu. Ainut päästja kauttu voimme pattunen inimene saada taivaan koju. Teistes religionites on kyllä tarkkust, aga nendest ei päästjat ole.
Seepärast nende kautta ei ole võimalik saada taivasse Jumalan juurde. Apostol Petrus rääkis samasta asiasta, kui ta kõneles inimestele. Jeesus on päästja, se oli pärast helluntai. Jeesus on päästja ja kellekin muun läpi ei ole päästet, sest taivaan all ei ole antut inimestelle yhtäkin teistä nimeä, kelle läpi meitä päästetakse. Kui sä taivasse saatat tahat, sinul on vaja ja võimalus saada sinne ainult Jeesuse läpi, ütles Petrus. Mõnel inimesel on raske mõista, kuidas nähtämättä Jumala juurde saada võib. Piibel räägib, et mitte ykski inimene Jumalat näinud ei ole. Kuidas siis ta võib tulla nähtämättä Jumalan juurde? Vastus on, että Jumal ise Jeesuses Kristuseks inimeseksi sai. Seepärast Jeesus tänase päivä tekstis ütles, kui te olette tuntenut mind, te olette jopa tuntenut ja näinud Isä. Se on Kristuse salatus. Nähtämättä Jumal tuli nähtäväksi Jeesuses Kristuses. Jumal sai inimeseksi, että ta inimestekaan rääkitä võiks. Kristilaiset on ammusest ajasta rääkkinyt niimoodi. Kui sä tahat teada, millinen on Jumal, siis vaatta, missukune on Jeesus Kristus, ja siis sä teat, millinen on Jumal. Kui sä loet evankeliumeit, siellä sä kuulet Jeesuse hääles Jumala häältä, ja siellä sä näet Jeesuse tekusit ja nende kautta Jumala tekusit, ja Jeesuse surmas ristillä ja ylöstousemisissa sä näet Jumala suurt armastust inimesen vastu. Jeesus tuli maailmaa pattuste päästäjäksi, sest Isä läkkittas tema selle jaoks maailmaa. Tänäisessä tekstissä on yksi väga tähtis sõna. Isä. Jeesus kutsus jünkreit ja inimesi Isä koju ja jatkas. Isä juurde on yksi ainus tee, Jeesus Kristus ise. Ja et kes Jeesus tunneb, se tunneb ka Isä. On huvittav, kui sageli Jeesus räägib Isästä. Ja mitä tähendab se, että Jeesus Jumalat Isäksi nimettas? Se tähendab, että Uuden testamentin tähtsain Jumalan nimettus on Isä. Vanhassa testamentissa niin ei ole. Ja se tähendab sitä, että Jeesus on Isä ainukke poik, ja että Jeesuksen järkijät kutsutakse Jumala lasteksi. Sellepärast juutit syydistasid Jeesust Jumala teottusessa. Ja sellepärast 600 aastat hiljem muhameetlaset syydistasid kristlasi Jumala pilkkajateks, seepärast, että need Jumalat Isäks ja Jeesust Isä pojaks nimettasid. Muhameetlastelle Jumal Allah on niin suur ja niin pyhä, että nende mielestä tätä minkisugusten inimlikkuuden nimetustekaan nimettata ei saa, nagu Isä või armastus. Selline on vahe yhdet poolt kristluse ja teiselt poolt juutiusu ja islami vahel. Kun Jeesus jünkreit ja rahvast palvettamaan öppettas, ta ütles niiviisi. Kui te palvettatte, ütelkee Isä, meie Isä, kes sa olet taevas. Sellel ajal se oli radikaalne kuulutus. Mitte keegi ei nimettanut varem pyhä ja köikevääristä Jumalasta Isäks. Juutin rahvaa Isäks kyllä, aga et yhden inimesen Isäks se oli Jumalan teottus, ei saanut niin tehdä. Jeesus öppettas,
et temas nähtamatu kaugel olev Jumal inimesele lähedaseks isaks on saanud on. Ja see oli see tähtis asi. Sellest ajast peale usklikud inimesed on nimetanud Jumalat isaks ning apostel Peetrus kirjutab kristlikele juutidele niiviisi. Te hüüate Jumalat isaks. Te hüüate Jumalat isaks. Ja just see on kristlase, siis uskliku inimese tundemärk. Jeesus ilmutas inimestele Jumala uue nimetuse Isa. Jeesuses Kristuses kauge ja püha Jumal tuli inimese lähedale ja selle juurde, kes Jumala juurde Jeesuse kaudu tuleb. Teistes religioonites Jumal jääb kaugseks sellepärast, et neil päästjat ei ole. Sellist päästjat, kes tooks Jumala lähedale. Sellepärast meil on vaja rääkida Jeesusest Kristusest ka juutidele ja muhameedlastele ja muude religioonide pooldajatele. Selles maailmas usklik on pöörast, teistsugune kui inimesed ilma Jumalata. Nad on, nagu apostolite tegudes räägitakse, usutee käijad. Need järgivad Kristust, kes ütles, mina olen tee. Usklikud kõnnivad seda teed ja tahavad elada Jumala käskude järgi. Ja see tähendab, et tema elab teisiti, kui ilma Jumalata inimesed elavad. Tema saab nähtamatust maailmast jõudu elada teisiti. Usklike elus mõjub nähtamatu tõelisus, mis on kirjutatud kirjas heebrealastele. See kiri räägib nendest inimestest, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid. Mida tähendab tulevase ajastu väe tunnetamine? See tähendab nähtamatu maailma tõelisust uskliku inimese elus. Reaalsusest, mis uskmatule ei avane. See tähendab palvete võimu, armulaua väge, Jumala sõna avanemist ja rõõmu, mis tuleb nähtamatult Kristuselt rasketeski eluolukordades ja haigevoodis. Inimene, kes ilma Jumalata elab, imestab, kuidas usklik võib armastada nähtamatut Kristust ja rõõmustada nähtamatust maailmast ja teeb seda, nagu Peetrus ütleb, üliväga kirgastatud rõõmuga. Kuidas keegi võib rõõmustada sellest, mida ta ei näe? Ja teine võib rõõmustada vaid konkreetsest. Seepärast, et usklik juba nüüd tulevase ajastu rõõmu ja väge võib kogeda. Taevatõelisus algab ju nüüd selles maailmas ainult puudulikult ja see jätkub täielikult ja igavesti taevas. Ja me räägime igale inimesele tere tulemast selliste teekäijate hulka. Ja nüüd ma palun, et Anna laulaks sellise laulu isa kodust, mis on laste laul. Seal on rõõm.
Ja yhdessä loemme Meie Isä palveen. Meie Isä, kes sä olet taevas, pyhitsettut olku sinun nimi, sinun riik tulku, sinun tahtmine syntiku, naku taivas, nöntaka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meille tänä päev, ja anna meille anteeksi meie võlad, nagu meiegi anteeksi annamme oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistaku sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paistaa sinu peale ja olgu sulle armullinen. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isä ja Poja ja Pyhä Vaimu nimellä. Amen. Ja loppulauluksi laulamme Võta nyt Issandat väkevät kuninkat kiittää. Võta nüüd Issandat vägevat Jumalat kiita. Oh minu hingeke ära sa aega nüüd viida. Rõõmusta meil, hõisates laula mu keel. Andled ja pasunad hüüdku. Kiida nüüd Issandat, kes sind on kaunisti loonud, kes sulle tervist on andnud ja rahu sul toonud. Hädases ka on oma tilakana, hoolsalt ja heldelt sind katnud. Kiida nüüd Issandat, kiida hing Jumala nimel. Mis iial liigub, see kiiku, sest teemadel ilmeb. Su valgusta, oh seda mäletab sa, sest nüüd leidis nüüd